Tervist, mina olen Raigo Blackstaffist ja täna on meil järjekordne tagasiside video. Egert, ma küsisin kohe alguses sinu käest, et kust sa üldse Blackstaffi kohta kuulsid ja miks otsustasid seda kasutama hakata? Blackstaffiga oli siuke lahe lugu, et tegelikult Raigo, sa ju ütlesid mulle, tere ka, asjame kohe asja juurde. Et Blackstaffiga oli see lugu, et tegelikult sa ju äkki aasta rohkem tagasi tahtsid mulle tutvustada midagi, aga too hetk ma nagu mõtlesin, et et Raigo, et mis asja, et järgmine mingisugune võrkturundus, et ma ei taha mitte midagi kuulda. Ja täna ma ütlen ausalt, et ma väga nagu kahetsen, et ma ei võtnud sind kohe kuulda, aga kuulsin seda sinu käest ja hakkasingi Facebookis jälgima, et mis see Blackstaff on. Alguses see nimi oli päris huvitav ja hakkasin uurima, jälgima ja tuleb tõdeda, et väga vinge asjaga on tegemist. Et eks ikka sotsiaalmeedia kaudu ja sinu kaudu. Okei. Aga mis ta siis vingeks teeb või mis sai saatuslikuks nii-öelda, et mille pärast saaksid kasutama seda, et kas olid mingid probleemid, millele sa tahtsid lahendust või mõtlesid, et okei, lihtsalt nagu toetaks enda immuunsust? No tegemist on ju Eesti mehega, kellel mitte kunagi elus probleeme ei ole, eks ole. Probleemid, need on alati teisejärgulised, kõik on alati hästi. Ja tegelikult oli see, et mille põhjal ma otsustasin hakata seda kasutama, oli inimeste tagasiside. Et nii palju, kui ma lugesin Facebooki lehelt teie nagu klientide tagasisidet, siis päris palju oli selliseid asju, et ma sain aru, et kus inimesed samamoodi väidetavalt nagu mõnel inimesel oli probleem, mõnel mitte enne, hakkasid kasutama ja tegelikult märkasid aja jooksul, mis muutused nende organismi hakkasid toimuma ja nad hakkasid saama täiesti sellistele probleemidele, millele ütleme, et täna tavameditsiin enam abi ei suutnud pakkuda, suutsid leida siis ütleme lahendused läbi Blackstaffi, suutsid leida siis lahendused terviseprobleemidele. Et see oli kindlasti üks selline tugev nagu tõukejõud nagu, mis nagu julgustas kasutama Blackstaffi. Okei, aga mis muutused, kaua sa praegu muidu ise kasutanud oled ja mis muutused siis konkreetselt sinul on nagu olnud pärast seda? Mina olen kasutanud Blackstaffi tegelikult väga minimaalset aega. Ma olen kasutanud seda nüüd kokku, ütleme süke 1,5 kuud ja muutused on tegelikult väga hästi tuntavad. Esimene muutus, väga paljud inimesed kindlasti on doonorid ja ütleme, et täna minul oli selline probleem, et üks põhiprobleem, millele ma tahtsin vastust saada, kas Blackstaff parandab seda minus või mitte, oli hemoglobiinitase. Ehk siis see oli mul 180 peal, mis tegelikult on, ütleme niimoodi, et see on ülempiir ja kui ma juba üle selle lähen, et siis tegelikult doonoritelt verd ei võeta. Täna on seis see, et enamustel inimestel on see nii madal, et nendelt ei saa verd võtta. Ja oligi nüüd niimoodi, et kui ma olin liiga hästi oli siis sul? Mul oli liiga kõrge, tegelikult ei olnud ka hästi, et seal oligi see, et liiga kõrge ja, et oleks olnud madalamaks vaja saada. Ja mis ma tegin, oligi siis see, et nüüd, kui ma olin 1,5 kuud tarvitanud, eelmine nädal käisin jälle doonoriks ja oila, minu üllatuseks, minu hemoglobiinitase oli normaliseerunud, see oli läinud 160 peale, ehk siis 20 palli võrra langenud, mis on tõsiselt hea tulemus ja doonoris, ütleme siis doonorikeskuses, verekeskuses öeldi ka, et see on väga hea tulemus. Ehk siis see on juba esimene märk ja mida ma tundsin, mida ma olen siis tundnud, on see, et mul ei ole enam peapööritusi. Et kui mul siin ütleme, et 2 kuud tagasi oli see, et mul oli vererõhk oli suhteliselt kõrge ja mul oli peapööritus, et ma ei tundnud ennast väga hästi, siis täna ma julgen öelda, et on toimunud organismis muutused ja sest ma ütleme niimoodi, et miks ma julgen öelda, et see on tänu Blackstaffile, enda toitumist ma muutnud väga ei ole. Enda eluviise ma muutnud väga ei ole, et mu eluviisid ja kõik see on jäänud tegelikult põhimõtteliselt samaks. Ainuke asi ongi see, et ma hakkan kasutama siis Blackstaffi. Seda ma just tahtsingi küsida, et kas mingid muud muutused, nagu, et kuidas sa saad kindel olla, et see on nagu Blackstaffist, et mingid muud muutused nagu ka on olnud elus, aga kui ei ole, et siis et see on ainukene muutus siis? See on olnud, viimase 1,5 kuu jooksul on olnud ainukene muutus ja ütleme, et kolisime muidugi Soomest tagasi Eestisse ja mõtlesime, et alguses ma mõtlesin, et võib-olla on see, et minu elutempo Soomes on kiirem kui Eestis. See võib väga matkalla seotud. Ei, ma olen tähele pandud, et minu elustiil, nagu ütleme, et elutempo Eestis on veel kiirem. Et kui me Soomes ütleme, et töötasime enam 6 päeva nädalas, siis tegelikult nüüd ütleme, et on olnud periood, kus me oleme lasknud nagu 2 kuud jutti. Aga tõesti, ma olen tundnud, et mul ei ole neid peapööritusi, mul on energiat rohkem, mida ma olen ka lugenud teistest tagasisidedest, et kui ma olen nagu mõelnud, et milline on kevadine periood,
siis väga paljudel on see, et see energiatase jääb madalamaks, siis ma tunnen, et mul on rohkem energiat. Okei. No see on ju väga super. Aga selle hemoglobiiniga kas sellega nagu on pikalt muidu olnud probleeme, nagu, et on kogu aeg olnud kõrge? Jaa, et doonoriks ma olen olnud ikkagi nüüd mitu aastat juba ja praktiliselt iga kord, kui ma olen käinud, siis on öeldud, et oi, teie hemoglobiini tase on liiga kõrge ja samamoodi ongi see, et on öeldud, et tarbi rohkem vett. Samas ma ütleks, et ma tarbin väga palju vett. Töö juures meil on kogu aeg on veepudel kõrval ja iga natukese aja tagant me tarbime vett, et vee tarbimine ka, et ei tohi ühe korraga suurt kogust, vaid pigem väikeste kogustega. Et seda ma siin teadagi muidugi kaitseväes, väga äge. Ja ongi see, et mu mõte läks lendama. Et ühesõnaga jah, et see hemoglobiin on kindlasti, ma arvan, et tänu Blackstaffile nüüd langenud. Okei. Aga seda siis tasub kindlasti edaspidi ka jälgida, et kindlasti. Kui sa nagu lähed uuesti andma, et kuidas siis oli, see võib olla ka mingi täielik anomaalia, ühekordne asi, et aga kui sa ise tunned, et see on sellega seotud, siis muidugi meil on väga hea meel. Absoluutselt. Lisaks veel, mis ma olen tähele pannud, et kui me läheme tagasi, et tagasiside ja mis on veel muutunud, ämm on mul Kihnust, eks ole, ja Kihnu toit on selline tõsiselt mõnus, väga maitsev ja väga rikkalik. Ja üks asi, mis on Kihnu leib, et mida mina ei saanud vahepeal süüa, oli Kihnu leib, mis mul on üks lemmiktoiduaineid, sest et ta on ikkagi käside toode, eks ole, ja nii edasi, ja sisaldab ta kõike head ja paremat. Ja ta tekitas mul nii meeletuid kõrvetisi, et iga kord, kui me Kihnu läksime, siis olid mul kõrvetised. Ja ütleme, et nüüd mul enam neid kõrvetisi ei ole, et kui me nüüd viimane kord Kihnus käisime, siis ma meelega, nagu ütleme, et siis nimme sõingi, tarbisin Kihnu leiba, päris mitu viilu ja samamoodi, mis ma panin tähele, et ei olnud see tookord nüüd enam kõrvetisi. Et mille üle mul on ka väga hea meel. No kõrvetised kusjuures on üks asi, mis olid ka minul varem, aga mida nüüd ei ole, sest ma olen ise nüüd järjepidevalt juba ma olen 6 kuud tarvitanud Blackstaffi, jah, vahepeal ikka ja vahele ja nii, aga minul ka enam kõrvetisi ei ole, et siis on see, ei ole mina ainukene, kellel on see tulemus tulnud, et sest mul ongi nüüd see, et ma tahaksin minna tegelikult uuesti, ma käisin 2 aastat tagasi, mäletan, 1,5 aastat tagasi käisin laryngoskoop-uuringul, ehk siis see on häälepaalte uuring ja vaadatakse siis mikroskoopilise kaameraga, vaadatakse minu häälepaelu, kuidas need töötavad, sest mul oli probleem, kus mul hääl kadus hästi kiiresti ära. Ja seal tegelikult tuli välja, et mul häälepaelt ümbert oli natukene punetav ja juba too hetk mul oli kõrvetised, mis tähendas seda, et mul võis olla refluksi alge. Ehk siis, mis ma ise olen mõelnud, et kindlasti nagu võib-olla inimesed, kellel on nagu ütleme, et refluks, kellel on ka kõrvetistega tugevad probleemid, siis kindlasti ma arvan, et ma julgeksin nagu soovitada, sest tõesti ma olen hästi kõigesööja ja samamoodi piimatooted, väga paljud sellised asjad, mis neid kõrvetisi tekitavad, et mul tõesti praegust ma ei saa väita, et ma oleks nagu viimasel ajal tundnud kõrvetisi, sest mul olid, nendega oli ikkagi jah, ka ikkagi päris tugevalt oli probleeme. Ja siis tihtipeale ongi see, et kõrvetised seostatakse kohe refluksiga, ehk siis see klapp ei pea, aga kuigi tegelikult võib olla asi hoopis selles, et siis kehal soolestik ja veri ja üldse kogu keha on liiga happeline. Maahappe, jah. Minul oli ka see, et ma tean, et ma hakkasin tarbima, mulle kirjutati välja, ühesõnaga siis oligi maahapet reguleerivad tabletid ja ma sõin neid tablette, jah, see leevendas, aga ta ei kaotanud probleemi. Ehk siis tegelikult tõesti see maahape on niivõrd happeline, et see võib olla ka, muidugi ma ütlen, et ma ei ole meditsiiniliselt nii nagu tark, et see nii on. Kindlasti see ei pruugi nii olla, aga too hetk ma tean, et minul oli see, et mul hakkas, ütleme, seda refluksi vaikselt tootma juba see maahappelisus. Et jah. Et ongi, et jah, kui kirjutatakse need tabletid, siis nad jah, nagu sa ütlesid, et nad leevendasid, aga nad probleemi ära ei võtnud. Et probleem ikkagi on selles mingis muus süsteemis, et me lihtsalt nagu siis hakkasime seda maahapelisust nagu maha suruma väliselt, kuigi tegelikult mida siis Blackstaff tõenäoliselt teeb, on see, et ta muudabki siis selle keha siis paneb ise ennast reguleerima nii, et see magu ei oleks nii happeline. Ehk siis ta ei võita selle happe vastu, vaid ta on kehale tööriist, et keha saaks ise reguleerida ja siis paika või tasakaalustada selle soolestiku tööd siis.
ja niiviisi siis mitte nagu võitlusega, vaid pigem siis keha toetamisega. Ja looduslikult siis, et mitte keemiliselt. Et lugedes, millest hästi palju on minu käest küsitud, et mis asi on Black Stuff ja mida ta sisaldab ja ongi kõige lihtsam ongi öelda, et tegemist on tõesti täna puhta loodusega, et inimesed on ju sellest abi saanud ja julgen soovitada kindlasti. Et olen ka soovitanud, et väga põnev on nüüd hetkel see, et minu emal, kellel oli just võitlus vähiga ja nüüd oligi see, et tema nüüd ka tarbib Black Stuffi ja samamoodi minu isa, kellel on näiteks psoriaas, on ju ka praktiliselt geenihaigus ja on selles suhtes ta on kontrollitav. Aga ongi see, et ma tahan isa peale samamoodi, et isa oli ka nõus, et ta proovib, vaatab, et kuidas Black Stuff mõjub nüüd psoriaasi haigetel, psoriaasile nagu. Et ma tean, et on olnud tagasisideid. Jaa, et meil on lugu enda nagu Soome edasimüüjast, kes hakkas ka sellega tegelema sellepärast, et ise sai abi, samamoodi nagu mina. Tal oli ka tugev psoriaasi jalgade peal. Mis temal aitas oli siis see, et üks asi, et gluteen toidust välja, mis oluliselt vähendas siis selle psoriaasi siis neid sümptomeid, aga kui ta hakkas Black Stuffi ka võtma lisaks sellele, et ta gluteenivaba toitumine oli, siis ta sai nagu lõpuks lahti sellest. Jah, mina ei saa midagi soovitada, kuidas keegi toituma peaks, mina ei ole mingi ekspert, lihtsalt see on üks lugu, et kuidas ühel inimesel on aidanud. Et kindlasti, kui inimesed tahavad proovida, siis konsulteerige inimestega, kes teavad, millest nad räägivad, toitumisterapeudid, arstiga ja kindlasti mina enda kogemuse põhjal saan öelda, et halba ta ei tee, puhas loodus, aga iga inimene on erinev ja sellepärast on ka siis tulemused natukene erinevad. Absoluutselt. Et mis muidugi mina nagu soovitaksin järgmistel inimestel, kes nagu täna mõtlevad, et jah, ma nüüd olen nõus et ma proovin Black Stuffi ära. Üks asi kindlasti, mis on nagu kõige vingem asi Black Stuffi juures, on see, et mitte keegi ei suru seda peale, et mis nagu mulle kõige rohkem ka üks võib-olla motiveeriv asi oligi see, et ma nagu, jah, Raigo tutvustas mulle seda, tahtis mulle rääkida sellest juba 1,5-2 aastat tagasi. Nii kaua vist pigem mitte, ma arvan, nii kaua ma ei ole. Võib-olla vist jah, ühesõnaga, igatahes oli see, et ma tean, et seda ei ole nagu mitte kuskil ei suruta peale, võib-olla kui mul teist võib-olla mingit toidulisandit on peale surutud, et see juba kutsubki, et tõesti Black Stuff on olnud täna tõesti vabad käed inimestelt. Tahad, proovi mind, kui ei taha, ära proovi. Ja mis on väga hea on see, et kui sa selle ühe purgi võtad, ta on 3 kuu kogus ja tõesti on see, et 3 kuud on tegelikult selline minu silmis täiesti normaalne aeg, kus ma tõesti juba hakkabki nägema neid muudatusi. Et see ongi täpselt, et asjad ei toimu üleöö, eks ole. Ja kui on see, et inimesed võtavad seda tarbibki seda 3 kuud, siis 3 kuu jooksul näed kindlasti nende tulemusi. Aga kui sa nüüd otsustad, et jah, ma tahan Black Stuffi hakata proovima, siis võta kindlasti kätte paber ja kirjuta üles täna need vaevused, mis sind kindlasti nagu, mida sa oled pannud tähele nende igapäevaelus, sest et hästi tihti on see, et kui probleem kaob, siis ei pane tähele. Täpselt, ei panda tähele, et siis, ja sa unustad selle probleemi ära, täpselt samamoodi. See on väga hea tähelepanek kusjuures, et see on väga hea mõte, et niimoodi teha, sest et tihtipeale tõesti inimesed ei märkagi, et mis neil varem on. Mul endal isaga oli samamoodi, et ma andsin talle Black Stuffi siis ja küsisin siis, kui oli juba mõnda aega möödas, et kuidas sul on, oled midagi märkanud ka, et on muutunud, mina ei saa midagi aru. Küsin, okei, aga kuidas sul kõrvetistega on, et ma tean, et sul kõrvetis varem on, et mina sain näiteks nendega abi, siis ta hakkas mõtlevad, tõesti ei ole kõrvetanud, et kui probleemi enam pole, siis täpselt. Ei pane tähele. Sest mina enda vanemate puhul ütlesin ka, et pange nagu võimalikult palju asju kirja, et mis nagu teid vaevamas on ja kui ongi see, et olete nagu teinud see 3 kuud nagu, või ütleme, et isegi juba 1,5-2 kuud olete tarbinud, et vaatame siis uuesti üle selle vaevuste listi, et mis on jäänud ja mis on nagu ajapikku nagu kadunud enne. Et muutused tõesti ei toimu üleöö, ja inimesed on need harjumuse loomad, et kui mul täna on raske ja ma hakkan elama ikkagi lõpuks kergemat elu enne, siis tegelikult need raskused ununevad, et liigume nende kerguste poole. Ja järjepidavus siis, et iga päev siis ka võtta. Absoluutselt, tuletan alati meelde ja meil on Black Stuff on selline igapäevane. Me kutsume muideks, meie on pannud Black Stuffile oma nagu nimed, et ma andsin ka oma ämmale, soovitasin Black Stuffi
ja siis mu ämm nimetab väga ägedalt siukse pisikesi nagu kapsleid, ütleb nöpsid ja meie kutsume Black Stuffi nöpsideks. Et küsime üksteise käest, kas sul on täna hommikul nöps on võetud. Ei, mul ei ole nöps võetud. Et me võtame nöpse ja et on lausa juba siuke kultus ja, et sellest see on ka nagu siuke väga kiht nagu. Ja kindlasti, mis on veel üks väga hea asi, et kes mõtleb, et võib-olla et kui ma tänase Black Stuffi mõtlen, Black Stuff ei tee sinuga ühtegi lepingut, ehk siis sa ei pea seda ostma järgmised 3 kuud, kui sa ei taha. Et see on ka hea, et teegi see väike investeering iseendasse, et soeta endale see 3 kuu kogus ja vaata, mis juhtub. Tõesti, võib-olla 3 kuu pärast on sul probleemid, mille sa täna lahendust ei leia, siis võib-olla 3 kuu pärast täiesti kadunud. Ja, see võib juhtuda, lubada seda ei saa muidugi. Absoluutselt. Aga kes ei proovi, see teada ei saa. Täpselt. Aga super, suur aitäh sulle, Egert, oma lugu jagamast ja ma loodan, et mõned inimesed said siit kuidagi mingid paralleele tõmmata enda eluga ja võib-olla julgust proovida siis seda. Et igal juhul blackstuff.ee leheküljelt leiate siis kõik tooted ja kui on mingeid küsimusi, võite väga vabalt alati kirjutada, vastame väga hea meelega. Ilusat päeva! Cheers!